tere! Täna me teeme testi. Me läheme homme Benitale ja meil on alati seal traditsiooniline karaoke. Vähemalt oleme teinud 2 päeval nädalas seal kas 4-5 lugu või 4 lugu või nii nagu jõuab. Mõned filmid, mõned koduvideod, kui meil aega on, vaatame seal. Ja selleks, et seda helisüsteemi paika saada, on meil vaja teha testi, sest alati meil on erinev värk selle asjaga, et eelnevatel kordadel on teistmoodi, seekord on meil natuke jälle erinevusi, sest et meil on üks kott, seljakott selline, mis on siis nagu te teate Norrast juba tuttav reisikott, seljakott ja sinna peab kõik ära mahtuma, nii et seekord me teeme hästi kokkuhoidlikult, võtame filme hästi minimaalselt, karaoke minimaalselt, aga teeme nii, et me saame kõiki asju nagu teha, aga valikut on vähem, lihtsalt selles suhtes, et need kõik ei mahu ära, lihtsalt sinna reisikotti kõik ei mahu, sest meil on olemas 4D särki ja teisi asju ka, vastavalt riietuste vahetamised ja kõik muud siuksed asjad, hügieeni asjad ja kõik muu. Nii et nendega kokku panna kõik ühte kokku on vaja teha selline väike test. Meil on siin üks juhe, mis on siis see siin. No see on nüüd vale juhe. Meil on tegelikult teine juhe, ma võtsin kogemata vale juhtme. Ühesõnaga tahame teile öelda, et me teeme selle testi ära nüüd. Aga nüüd täpsemalt nüüd, kuhu ma selle juhtme panin. Vot see on nüüd küsimus. Aga okei. Olgu. Nii kauaks paus. Nii, nüüd on test. Selline, et kas hääl tuleb läbi või ei tule. Tuleb küll tuleb. Kanal oli lihtsalt üleni olnud ühendust, nüüd võtan ühendust. Üks sobib nii ka. See muusika tuleb nüüd sealt ja sellest tuleb heli, mikrofoni heli sellest samast ja
et selline heli tuleb siit niimoodi. Nüüd ja meie eesmärk on väga lihtne. Meil on seal olnud aeg-ajalt selline kaja efekt, nagu selline kaja, mida ei saa ära võtta, aga sellest saab nüüd, kui need sellelt kõlarit tuleb see heli läbi, siis saab normaalselt lauda kaja, nagu ei ole, saab ise reguleerida kaja. Nii. Heli tuleb sealt läbi, see tähendab, et saab telekast ühesõnaga lauda, eks ole, aga me proovime hoopis teistmoodi nüüd. Paneme selle kinni. Siin on nüüd, paneme selle siia ja peaks nagu tulema muusika ka siit. Oi, ma ei mõelnud seda vajutada. Bluetoothi ma ei tahtnud peale panna. Muusika tuleb siit, aga hääl on lihtsalt, häält ei tule sellepärast, et kõlar on väljas. Nii. Nii. Mul on hääl siit ka. Siit saab reguleerida seda hääle tugevust. Bassilist vähemaks, selgemaks. Ja mingi naljakas mürin on, see on pesumasin, mis teeb sellist äätmi kõigis. Üks. See on see reguleerimise värk siin ja mitmest kohast kohe. Ja meil on selline asi, et me saame ka seda heli natuke selgemaks teha, sest muidu meil on kui me laulame näiteks, ei ole päris selge näiteks. Nii, proovime laulda ühte väga tuttavat lugu. Me oleme väga alati laulame seda laulu. Üks vana kulla kaevur, kelle nimeks Joe ja juba kõige vanaks liikus vaevu oli kaotan noorus jõu. Joe polnud leidnud kulda, heikub tuhmismaa. Kõik
ja siiski teda seiras lootus, et ta soone peale saab. Saab, ükskord ikka saab, ükskord leiad oma raske kulla. Saab, ükskord ikka saab, kes saab kulla alla, igaüks ju saama peab. Ja ühel õhtul leidis kamaka kulda Joe. See juhtus hilja, aga siiski juhtus, õnnest paisus taadivõu. Joe tegi lõkke üles, hinges lõõmas rõõm. Ja kuivad kurku muudkui voolas lähkles, viskis sõõmu järel sõõm. Saab, ükskord ikka saab, ükskord leiad oma raske kulla. Saab, ükskord ikka saab, kes saab mulla alla, igaüks ju saama peab. Tekkis kahtlus, et kuld on hea. Nüüd tuua surma hoopis kuldne nuhtlus, selle ära peitma peab. Joe peitis kulla ära, öösi purjust päi. Ja hommikul, kui palju taga otsis, kuid see lõimatada jäi. Saab, ükskord ikka saab, ükskord leiad oma raske kulla. Saab, ükskord ikka saab, kes saab mulla alla. Saab, ükskord ikka saab, ükskord leiad oma raske kulla. Maad, veidikene maad on meil sinna, kus sa oma kulla ükskord sõber kätte saad. No, ütleks nii, et lahe. Ei pea võtma mingeid erilisi blokke ega mingist erinevaid karaoke süsteeme kaasa rohkem kui ainult see. Me näitasime need 2 mikrofoni, et täiesti sobivad. Need näevad välja sellised, sest ruumi on vähe, aga me võime ka niimoodi teha, paneme need siia ja siis on ilusam, eks, kas toimib ikka 1, 2, 3, väga hästi toimib ja need on ilusamad kui need mustad millegipärast ma arvan, sellepärast et kõigepealt on, jah, kenamad on ütleksime nii, et me mõtleme selle peale. Meil on küll ka
teistsuguseid selliseid värvisi, meil on erinevaid igasuguseid, aga me võime ju täiesti niimoodi teha ju, et meil on olemas 2 samasugust mikrofoni. See, võtame siit need ära siit pealt, siis need musta värvi ei paista just kõige, noh, see on sellisest sünge värvi, must värv, ikka selline, noh. Mis ta töötab? 1, 2, 3. Ainuke asi, et see töötab patareidega. Vahet pole. Need eelmised töötasid ka patareidega, need mikrofonid kaasa ja näevad siis sellised välja. 1, 2. Yeah! Ja need mikrofonid ja see süsteem, mida ma siin testisin praegu, selle ma sain viimati mingi pool aastat tagasi just selle mõttega, et mitte erinevaid liigseid selliseid karaoke blokke või seadeid kaasa vedada igale poole, vaid ühest seadmest piisaks. Ja see on see, et siin on need antennid ja see on nagu mikrofoni seade juba sees, et siia saab küll lisada lisamikrofone, aga kui meil on vähe lauljaid, karaoke lauljaid, nagu me 8 aastaga näiteks oleme, siis pole nagu rohkem vajagi. Ja kui sa ongi rohkem kuskil, ma ei tea, millalgi, ma ei tea, kus iganes, siis võib ju mikrofone vahetada ja võib korda mööda laulda, nii et kooris ka alati peal laulda. Meil on lahendus käes. See oli selle testi video mõte, oli lahendada see helisüsteem, kui me homme Benitale läheme, et kui me hakkame ühendama, et kõik toimiks. Ja kui see toimib siin, siis toimib see ka seal samamoodi, sest mis seal teistmoodi saab olla. Teler on üks ja sama ja LG on mul, on seal. Süsteem, kõlar on selline. Bluetooth. Hästi. Sellised. Mul on kaablid, juhtmed. Ja me saame hakkama. Ja saame minna mitte siis nii, nagu me varem läksime, vaid natukese vähema porsuga. Ühesõnaga ühe seljakoti jagu kraami. Nii nagu lihtne ja tavaline. Üks kott peab olema, kui sa kuskile lähed, et mitte liiga palju kraami kaasa võtaks. Ja, muidugi see kaamera ka muidugi, mis meid filmib. See on professionaalne videokaamera. On öeldud selle kaamera kohta televisiooni ja saadete ja meedia ja igal pool, kus mingisuguseid videosid, saateid, igasuguseid asju tehakse, sobib see kaamera, millega me praegu filmime, nii et see on ideaalne. Panasonic. Nii et okei, armsad sõbrad. Ülis nii välja. Et me võtame siis kaasa, meil on plaan võtta 4 karaoke plaati, mingi 4 filmi ja kõik. Aga nende plaatide seas on kõige populaarsemad filmid kõigepealt ja kõige populaarsemad karaoke plaadid, mis oleme läbi aegade laulnud. Ja seega peaks kõik lahenenud olema, et me ei võta liigseid lelija asju kaasa. Nii et kõik on hästi.
olgu, armsad sõbrad, see oli testvideo. aitäh, et vaatasite. taas peaks kohtumiseni.